Läheme edasi teadus-arendusvõimekuse teemaga, ehk et Hella Haridus- ja Teadusministeeriumist räägib meile lähemalt sellest, et kuidas me siis ettevõtete ja teadusasutuste vahel need sillaotsad kokku ehitame. Ja tere minu poolt ka. Hella Loot ja tulen Haridus- ja Teadusministeeriumist, sellest osakonnast, mis tegeleb teaduspoliitika ja toetusmeetmetega. Ja kui ennist kolleegid Kaupo ja Anni rääkisid just sellest vaatest, mis väga lihtsustatult esitab teadus- ja arendustegevuse nõudluse poolt, ehk siis seda, mida teha selleks, et ettevõtted ja avalik sektor kasutaks rohkem teadus- ja arendustegevust oma toodete ja teenuste arendamisel või poliitikate ja tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel, siis Haridus- ja Teadusministeerium hoolitseb nüüd teadus- ja arendustegevuse pakkumise poole eest, ehk siis selle eest, mida teha selleks, et meie teadus oleks kvaliteetne, ta oleks heal tasemel ja toetaks ka, nii, vaatan, slaidid kadusid, mina ei ole midagi teinud, vajutan. Nii, tuli tagasi. Et mida teha selleks, et teadus- ja arendustegevus oleks kvaliteetne ja toetaks siis ka ettevõtjaid, avalikku sektorit ja laiemalt ühiskonna arenguvajadusi ja aitaks siis lahendusi välja töötada. Ja sissejuhatuseks ütlen ma veel ka nii palju, et teaduse valdkonna toetused nüüd uuel perioodil on pärit erinevatest fondidest, millele ka Kadri eelnevalt viitas. Mina räägin tervikpildist, ehk siis meil on toetusi kasutada Euroopa Regionaalarengu Fondist, kust tuleb siis kõige suurem osa meie toetusi, aga pisut ka Sotsiaalfondist ja Õiglase ülemineku fondist. Nii et räägin täna mitte fondipõhiselt, aga siis tegevuste tervikpildist. Nii, ja üldised suunad uuel perioodil on siis see, et meie üldine eesmärk ja üldine huvi uuel perioodil on siis see, et kõik see teadmine, see hea teadmine ja tehnoloogiad, mis luuakse teadusasutuste ja teadlaste poolelt, et need jõuaksid ka reaalselt kasutusse, praktiliste lahendusteni. Et need teadmised ja tehnoloogiad võetaks siis kasutusele ja et nad tegelikult ka toetaksid siis nende probleemide ja väljakutsete lahendamist, mis meil ettevõtetes või ühiskonnas laiemalt on. Ja selle tõttu on meil oluliseks fookuseks just ettevõtluskoostöö toetamine, aga mitte ainult, et meie huviks oleks siis ka üleüldiselt teadus- ja arendustegevust ja seda, mis sellest head välja tuleb, kasutatakse rohkem ühiste väljakutsete lahendamiseks. Ja nagu ka Kaupo ja Anni tegelikult juba viitasid, ka meie tegevustes on olulised fookusvaldkonnad, teise sõbraliku nimega nutika spetsialiseerumise valdkonnad, ehk siis lihtsalt öeldes digi, tervis, kohalike ressursside väärindamine ja energiavaldkond. Meie tegevused on siis nende valdkondade toetamiseks mõeldud ja need on sellised riigi poolt eelisarendatavad teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse valdkonnad, mis siis just kõige paremal moel võiksid toetada teadmiste ja tehnoloogia siirdumist praktilistesse lahendustesse ja ka koostööd erinevate osapoolte vahel. Ja kui on küsitud ka seda, et kuivõrd kitsalt me nendest valdkondadest kinni hoiame, kuivõrd tugevasti, siis tõesti seekord ma pean ütlema, et see on ka Euroopa Komisjoni ootus ja nõue, et need tegevused, mida me teadus- ja arendustegevuse valdkonnas toetame, oleksid just suunatud nende valdkondade toetamiseks, nii et väljaspool neid fookusvaldkondi me seekord tegutseda ei saa. Mida me siis toetame? Meil on kavandatud erinevaid tegevusi,
Esiteks seda, et meie teadusasutused ja kõrgkoolid oleksid teadmussiirde alal võimekamad, et nad arendaksid teadus-arendustegevuse teenuseid näiteks ettevõtetele või avaliku sektori asutustele, et nende teadmussiirdealased oskused oleksid paremad ja et nad suudaksid pakkuda paremat tuge ka oma asutuse teadlastele teadmussiirde vallas. Aga mitte ainult, meid huvitab ka see, et teadusasutused ja kõrgkoolid ka omavahel rohkem koostööd teeksid, näiteks arendaksid ühiseid platvorme või laboreid selleks, et ühiselt teenuseid väljapoole pakkuda. Päris suur osa meie tegevustest läheb temaatilistele teadus- ja arendusprogrammidele, samamoodi siis nutika spetsialiseerumise valdkondades, kus me kavandame erinevaid programme siis just nimelt erinevates fookusvaldkondades ja seal on siis tegemist suuremahuliste alus- ja rakendusuuringute eksperimentaalarendustega. Meie eesmärgiks on toetada ka seda, et teaduse tippkeskused ja teadustaristud arendaksid ja pakuksid häid ja kvaliteetseid teenuseid, mitte siis ainult teadlastele, vaid et näiteks ka teadusasutuste laborid võiksid teenindada ka näiteks ettevõtjaid või avalikku sektorit. Üks hea moodus teadmiste ja oskuste siirdamiseks või levitamiseks on inimeste liigutamine või liikumine sektorite vahel. Ja see on ka üks olulisi tegevusi uuel perioodil. Tegelikult me toetame seda juba teatud mahus praegu, just seda poolt, kuidas siis teadlane võiks siirduda näiteks ettevõttesse või avaliku sektori asutusse ja lahendada seal mõnda selle konkreetse asutuse jaoks olulist probleemi teadustöö tööriistakastiga nii-öelda. Aga uuel perioodil me siis tegelikult seda tegevust teeme suuremas mahus ja ka mitmekesistame neid tegevusi. Et siia lisandub veel liikumine nii-öelda vastassuunas ehk näiteks, kuidas ettevõtluse spetsialist võiks liikuda teadusasutusse, tuua kaasa oma teadmised ja oskused ettevõtluse vallas ja rikastada näiteks teadustööd või õppetööd. Ja kolmas osa sellest tegevusest on see, et me tahaksime, et ka meie doktorandid teeksid oma doktoritöid rohkem koostöös kas ettevõtete või mõne teise sektori asutusega. Nimetame seda siis teadmussiirde doktorantuuriks või on levinud ka sellised nimed nagu ettevõtlus- või tööstusdoktorantuur või koostöödoktorantuur. Kindlasti toetame edasi rahvusvahelist teaduskoostööd. Me tahame, et meie teadlased osaleksid ka mobiilsuses jätkuvalt, et meie teadlased ja teadusasutused saaksid osaleda rahvusvahelistes projektides, programmides, partnerlustes. Ja meid huvitab ka see, et avalik sektor oleks teadusmahukam. Et näiteks ministeeriumid kasutaksid rohkem teadus- ja arendustegevust ja seda, mis sellel oleks pakkuda oma poliitikate tegevuste kujundamisel. Jätkuvalt on olulised teaduskommunikatsiooni ja teaduse populariseerimise tegevused. Meie eesmärk oleks, et selline teaduslik mõtteviis leviks ka ühiskonnas laiemalt, et me teaksime, kes on teadlased, mida nad teevad, kuidas see ühiskonnale kasu võib tuua, et meil toimiks näiteks teadushuviharidus või näiteks teadusajakirjandus, et me üldiselt toetaksime lapsi ja noori selles suunas, et nad tunneksid teaduse vastu rohkem huvi. Ja viimaks meil on ka teatud mahus tegevusi, mis toetavad just spetsiifiliselt siis Ida-Virumaa regiooni teadus- ja arendustegevust. Kui me vaatame nüüd nende tegevuste üldpilti, siis mainiksin lihtsalt seda, et meie peamine sihtrühm ehk toetuse saajad ja kasutajad on ikkagi
teadusasutused ja teadlased, kuigi siin on ka erandeid, näiteks juhingi tähelepanu sellele teadlaste ja ettevõtlusspetsialistide liikumise tegevusele või siis teaduskommunikatsiooni ja teaduse populariseerimise tegevusele, kus see ring on tegelikult nagu laiem ja see võiks võib-olla huvi pakkuda ka väljaspool akadeemilist sektorit. Toetuse kogu eelarvete puhul on näha, et kõige suurem osa läheb siis temaatiliste teaduse arendusprogrammide toetamiseks, aga samuti siis rahvusvahelise teaduskoostöö ja siis ka teadusasutuste ja kõrgkoolide teadmussiirde toetamiseks. Ja siin tulbas on siis toodud kogu eelarve, see tähendab, et siia sisse on siis arvatud juba ka see osa, mida siis riik omalt poolt juurde paneb või siis toetuse taotleja saaja oma finantseeringuna. Et see oma finantseeringu määr siis sõltub tegevuse iseloomust ja ka sellest, kes seda toetust saab, aga ta jääb kuskil sinna 10-20% juurde. Ja nüüd sellest, millal need tegevused alustavad, et teatud tegevused on juba paremas seisus selles mõttes, et ka toetuse andmise tingimused on küpsemad. Teadlaste ja ettevõtlusspetsialistide liikumine sektorite vahel, rahvusvaheline teaduskoostöö ja ka Ida-Virumaa teadustegevused, et nende puhul me planeerime ja väga loodame alustada juba tegelikult selle aastanumbri sees veel, aga valdav osa tegevustest siis stardib järgmisel aastal ja siis ütleme esimene kvartal, esimene poolaasta. Ja siin on toodud ka erinevad kontaktisikud tegevuste lõikes, et kui on väga konkreetseid küsimusi, siis võib alati julgelt pöörduda kas minu või siis nende kolleegide poole. Aga minu poolt väga üldiselt kõik, et kui on küsimusi, siis vastan, kui oskan. Ja jõuame võtta paar küsimust ka. Andke käega märku. Mina ühe küsimuse küsiks küll sinu käest, et kui ma olen ettevõtja ja ma hullult tahaksin teha koostööd mõne teadusasutusega, et kust kohast ma ta leian? Kui ma ma ei tea, tahan oma mingit toodet edasi arendada, mis ma siis tegema pean? Nagu me oleme ka aru saanud, siis see ettevõtja liikumistee võib olla erinev, et nagu Eestis ikka väikses riigis päris palju toimib sellel tasemel, mis on isiklikud tutvused, keegi teeb kedagi, kes teeb kedagi. Aga on ka sellist liikumist, et võetaksegi otse ühendust kas teadusasutuse või ülikooliga, kus on kas selline inimene või selline osakond lausa, kelle ülesandeks ongi selliste küsimustega tegeleda. Ehk siis need kontaktid ja ka võimalikud nii-öelda pakkumised või võimalused, millega teadlased saavad toetada, on siis tegelikult kuidagi kaardistatud ja välja pakutud. Et näiteks üks väga konkreetne näide Tallinna Tehnikaülikoolist on, et neil on selline atlas, mis kirjeldab ära siis, mida nende uurimisrühmad näiteks teevad ja mis võimalusi nad võiksid pakkuda ka ettevõtjatele. Siis üks võimalus on liikuda ka teatud vahendajate kaudu edasi, et näiteks meie poolelt on see Eesti Teadusagentuur, aga ettevõtja vaatest on kindlasti Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutus üks väga hea partner, kes selles osas toetab ja ma tean, et seal ka kolleegid tegevad väga head tööd teatud nagu sellise teadussuuna reklaamimisel või väljapakkumisel. Ja üks võimalus veel läheneda, võib-olla mõnele tuleb see tuttav ette ka, on selline teenuste platvorm nagu Adapter, kuhu saab siis oma soovist või vajadusest märku anda ja siis sealt tegutsetakse selles suunas edasi, et see saaks ka vastuse. Selge, aitäh! Nii, kas saalis on ka küsimusi tekkinud? Pigem vist, seal taga on. Nii, kohe tuleb mikrofon. Öelge siis oma nimi ja organisatsioon ka. Aitäh, Eeva, ja esindan Eesti Puitmäeliitu ja Puitmäeklastrit. Täiendan siin natukene seda viimast küsimust, et võib-olla, et
kui ettevõtjatel on huvi ja soov teadlast leida või sellist kohta koostööks teadusasutustega, siis praegu käib ka ju erialaliitudes arendusnõunike meede, ehk siis erialaliitude juures on olemas sellised inimesed, kes on neid valdkondi ja muresid kaardistanud. Ja siit minu küsimus, et kas ma saan siit tabelist õigesti aru, et see meede jätkub? Jah, nii palju kui minul on infot, siis tegelikult see tegevuste pakett on veel praegu kujundamisel, aga nii palju kui mina tean, siis on ikkagi juttu olnud ka arendusnõunike jätkuvast toetusest, vähemalt mingis osas ja mingitel tingimustel. Aga ma soovitan Kairi värviga täpsustada seda. Aitäh!